Mida sa tunned, et kumb on raskem, kas enne võistlusi või peale võistlusi? Kindlasti peale. Või noh, ütleme võistlusdieet näiteks ongi, me siis teeme tagurpidi dieeti peale võistlusi, et vaikselt seda kaloraaži suurendada ja võistlusdieet ise on kindlasti nagu mitu korda kergem kui see tagurpidi dieet pärast võistlusi. Miks nii? No ongi see, et tagurpidi dieedil, kui sa tuled sealt võistlustest ära, sa justkui võiksid hakata nagu sööma. Sul ei ole enam seda kuupäeva, et nii, sellel kuupäeval ma pean olema bikiinides lava peal. Sul on see, et okei, aga ma nagu ju võiksin süüa, aga ma ei tohi, sest et siis ma võib-olla söön ennast nagu põrsaks, Et ja just see, kuidas hormoonid ja kõik asjad hakkavad möllama, siis kui sa hakkad seda nagu, hakkad sööma. Et need isud ja kõik see on minu jaoks vähemalt. Jällegi igalühel on erinev ka, aga minu jaoks see on mitu korda raskem kui võistlusdieet ise. Nagu päriselt selle kõrval see võistlusdieet on kööki-möki. Ja praegu ma olengi nüüd olnud, siis võistlused olid siis 3, varsti 4 nädalat tagasi. Mul on juba parem, aga ongi täpselt jah, see tagurpidi dieedi nagu juba vaikselt hakkame nagu jõudma sinna lõppu nii-öelda. Aga raske on jah. Et juba ongi, praegu ma vaatangi juba ennast peeglist ja ma olen, et aga see on see, et aju mängib nagu täiega lolle mänge, et on ju, et minu jaoks on see ideaalne see, mis oli lava peal, aga tegelikult see on just haiglane ja see ei ole normaalse inimese jaoks tegelikult ilus ja see ei ole tervislik vorm, aga vaat sportlase ja minu aju on nagu, et ei, see on ideaalne, ma olen nüüd ma olen umbes juba paks ja kole ja ma ei tea, kuigi tegelikult ma olen nagu nüüd ma olen normaalne ja veel pean võtma mitu kilo juurde ja siis olen ka normaalne nagu. Et ütleme, see on siuke, ma räägin, see on täielik vaimne sport, see on vaimne spordiala, see ei nagu jah, sa lähed seal, teed seal jõusaalis trenni, pead tegema ka rasket trenni, aga oi, kui nagu vaimselt nagu kasvatab ja see on täiesti nagu metsik. On sul olnud hetki, kus sa mõtled, et sa annad alla?